olen käinud Erlend Lõvi kehakoolituses selles ruumis siin jaanuaris 2006. Miks sa oled siin käinud? No esimene selline tõuge oli see, et tegelikult mu sõbranna mees käis siin trennis ja ma nägin tegelikult tema pealt, kui hästi ta ennast tundis. Ja ma mõtlesin, et see on midagi teistsugust, mida ma pole kunagi teinud, et võib-olla ma saan oma seljale natukene abi, et selg, ma ei oskagi öelda. Ma ei tea siiamaani, mis veeti, ega ma arstide juures selles mõttes ei ole käinud, aga seljahädadega. Ma ei tea, mis siis oleks saanud, kui ma ei oleks siia tulnud tegelikult. Mul oli mõnikord isegi raske autosse istuda ja autost välja tulla ja mõnikord lõi selg krampi. Ma lasin tal kõigepealt rippuda. Aga Silvi protesteeri, heida ma ei suuda. Ja 2 sekundit sai. Järgmine treener juba 5 sekundit ja lõpuks jõudis välja 62 sekundit. Teeb niisuguseid harjutusi, mis meestelegi silmad ette annavad. Mis mõttes? No sellised harjutused näiteks, mida tehakse mustalt ja rahmitakse üle pea kaela, pakasuhalikud harjutused ja tema teeb puhtalt. Trenn seisneb erinevate, siin on ühte-teist näha ka, erinevates harjutustes erinevate riistadega, nagu öeldakse, kettidega, kangiga, plokiga, hantlitega, ketastega. Mis need on meil? Sangpommid. Sangpommid. Siin jõuavad ainult vähesed inimesed edasi. Siin on väga kõrged nõudmised inimesele enesele. Näiteks sihikindlus. Silvi Brait on selle elav näidis. Inimene peab asjad selgeks tegema, mida ta tegelikult tahab saavutada. Lõbus on ju muusikasaatel teha harjutusi ja siis kangina ajal juttu ajada 2/3 trenni ajast, aga tulemused ju osutuvad nadideks. Minu eesmärk ja ma usun ka, et tegelikult Erlendi eesmärk ei ole otseselt teha meid kohutavalt tugevaks. Minu jaoks on see mitte ainult füüsiline vastupidavus ja tugevus ja võime kannatada ka nii suurt koormust, nagu mul elus praegu on mitmete tööde ja asjadega, vaid et see ongi just nimelt vaimne tugevus ka. Vähemalt mina tunnen, et kui seda üldse ei oleks, ma täpselt ei kujuta ette, missuguses seisus mõnikord ma võiksin olla, kui on kõik asjad jooksevad kokku ja siis mõtled, et midagi on vaja ära jätta. 3. Me jagame 3 gruppi. Algul on enesearendajad, siis on kehakoolitajad ja siis on jõukunstiõpilased. Jõukunstiõpilasi on praegusel juhul ainult 4. Silvi oleks äärepealt jõudnud sinna, aga etendus tuli vahele. Arvad, et jõuan? Näiteks esimene asi, mis tavaliselt inimestel on väga nõrgad sõrmed ja randmed tänapäeval, kuna käsitöö puudub. Aga jõukunstiõpilase sõrmad peavad olema terastugevad. Näiteks nii. Ja käed on vabad samad. Aga miks meil nii tugevaid sõrmi vaja on? No sõrmedest hakkab kõik asi peale, nii et kui me kasutame mõlemad keha poolt võrdselt ja kasutame kõiki sõrmi, arendame neid, siis vastavad osakesed ajus ka aktiviseeruvad. Ja inimese eneseteostusvõime suureneb ja tema tööoskused paranevad kiiremini. 10 ketti, A 2,2 kilogrammi ühes karabiinidega kokku 22 kilogrammi, 11 kilogrammi ühe käe kohta. Ja nüüd ta hoiab tükk aega seda raskust. See on isometroonika, mis tegelikult tugevdabki viibreid, millega kinnituvad lihased kõrluse külge. Raskuse fikseerimine on väga oluline. Paljas pumpamine ei too jõudu. Üldiselt ma ei ole märganud, et väga paljud suudaksid teha seda nii, et sõrmed sirged on. Et niimoodi lihtsalt kuidagi niimoodi küll, eks ju. Kuidagi hoian ja ripuvad siin. Aga et ranne on sirge ja sõrmed on sirged, seda igaüks ei suuda. Aga miks sul tugevaid sõrmi vaja on? Sa ju tead, kuhu see kõik mõjub. Kas ole siia?
22,5 kilogrammi. Pisaraid ei ole jooksnud mitte kunagi. On kuskil algusperioodil, ma mäletan, kui ma tegin siin neid kükke selle kangiga, siis oli paar korda niisugune tunne, et pilk läheb silma eest ära. Elu on karm, treening karmim veel. Pärast trenni ei tundu elu enam nii karm. Selles seisnebki tõde. Raskus on 42 kilogrammi. Silvi üritab kükke teha. Jalad värisevad ka natuke. Ei midagi ei värise. Trenni jooksul läheb ainult elu palju ilusamaks. Nelikümmend. 45. 50. 55. 60. Ma näitan nüüd harjutust nendele meestele, kes kurdavad nende õlavöö taha areneda. Väga lihtne harjutus. Siin on nüüd 42-kilone kang, see soojendusharjutuseks sobib hästi, Silvi tegi sellega kükke ja tavaliselt surutakse biovesade peal. Aga ma näitan, kui te surute väikeste sõrmedega. Siis pärast seda ei tundu tavalised harjutused enam rasked. Kui ei jaksa, siis teeb trenni. Kindlasti, absoluutselt oleks vaja enda jaoks leida mingi füüsiline tegevus, mingi koormus. Sellepärast, et see on just nimelt see, vähemalt mina olen järjekindlalt sellel arvamusel, et kui sa arendad oma keha, oma lihaskonda, oma liigeseid, siis seda tegelikult arendad oma vaimu ja oled tugevam sisemiselt ka kui inimene.